Liikluspeatuse käigus muutub olukord jonnakaks vastasseisuks, kui üks Florida naine lihtsalt ei suuda oma autost loobuda. Kui sa lähed vangi, vabariiklane. Kui sa arvasid, et olukord on juba praegu pingeline, siis oota, kuni šerifi abid üritavad talle käeraudu panna. Ära ole selline! Ära julge mind hammustada! Ära ole selline! Ma vaatan oma asju läbi! Ära ole selline! See on Inside the Crime, mida esitleb Law and Crime. Mina olen Elizabeth Milner. Selle juhtumi juures on huvitav see, et see naine polnud isegi autojuht, kui šerifi abid auto kinni pidasid. Ta lihtsalt armastab oma autot nii väga, et mõte selle äravedamisest ajas ta endast välja. Helista oma emale, et ta tuleks sulle järele või ma panen su tagaistmele. Võtke auto! Miks kurat sa võtad auto iga jumala kord? Lähme natuke ajas tagasi ja alustame päris algusest. On 2025. aasta 14. september, me oleme Fort Myersis, Floridas. Veidi enne kella 18.30 õhtul peatavad Lee maakonna šerifi büroo abid musta Mustangiga auto, mis sõitis kiirusepiirangust tunduvalt kiiremini. Väidetavalt sõitis auto kiirusega 109 miili tunnis alas, kus lubatud kiirus oli 50 miili tunnis. Tõenäolise põhjuse avalduse kohaselt märkas asetäitja, et Mustang liikus Bass Roadile lähenedes välisrajale. Asetäitja märkas, et Ford oli punane, kuid Mustang jätkas liikumist ja keeras paremale teepoolt, vahetades valesse sõidusuunda. Mustang jätkas lõunasuunas Bass Roadil, kui elurajoonist väljuv teine sõiduk oli sellele peaaegu otsa sõitnud. Mustang jätkas vales suunas ning asetäitja lülitas sisse oma punased ja sinised tuled ning helisireenid, et juht peatuma panna. Vaatame nüüd, mis juhtub siis, kui asetäitjad juhiga silmitsi seisavad. See oli ikka täiesti rumal mees. Vabandust. Sa saad aru, et sa oleksid peaaegu teise autoga kokku põrganud. Kus su juhiluba on? Ja sina oled seal sees? Jah. Kus see on? Seal siis? Lee maakonna šerifi asetäitjad tuvastasid juhiks Alejandro Rosati. Aga kui nad küsisid tema kaasreisija isikut tõendavat dokumenti, keeldus ta seda näitamast. Kas see on teie isikut tõendav dokument, proua? Kas te vajate minu isikut tõendavat dokumenti? Jah. Mina ei juhtinud autot. Sa läksid. Isikutunnistus, palun. Kas teil on minu isikutunnistust vaja, sest mina ei juhtinud autot? Isikutunnistus, palun. Me võtame mu isikutunnistuse. Aga ma ei saa aru, mida su uimasti tähendab. Miks sul on mu isikutunnistust vaja? Kuula, ma ei taha teda näha ega midagi. Ma lihtsalt ei taha, et mulle mingit ideed peale surutakse. Rahune maha. Ma seletan sulle, okei? Ei, sa ei saa aru. Ma üritan sulle seletada. Okei. Me peatume, ma kavatsen seda teha. Kui sa lõpetaksid rääkimise, teeksin seda hea meelega. Jätka, selgita. Olgu, sa oled sõidukis, mida peatatakse. Olgu. Seega me küsime teie juhiluba, sest meil on selleks õigus. Täiesti. Olgu, anna siis mu partnerile. Ma lihtsalt annan oma isikut tõendava dokumendi. Ma lihtsalt ei taha sattuda pahandustesse millegi pärast, milles ma ei osalenud. Siis anna mulle oma juhiluba. Noh. Ma ei osale selles. Ma ei hakka sinult küsima, ma ei osale. Ma küsin sinult veel ühe korra ja siis ma võtan su autost välja ning panen sulle käerauad. Aga sa panen mulle käerauad, sest ma ei osalenud. Sest sa ei tee koostööd. Aga ma ei olnud milleski süüdi, kui ma oleksin roolis olnud. Ma annan sulle veel ühe viimase võimaluse. Võta, sõber. Aitäh. Ma ei osalenud selles. Kohtudokumentide kohaselt tuvastasid šerifid Alejandro kaasreisijana Kayla Molina. Šerifid kirjutasid oma raportis, et tundsid mõlema hingeõhust alkoholilõhna. Mul on väga kahju. Mu emal on suurepärane töö. Sa pead temast rääkima. Ta on järjekindel. Nii et. Mina olen asetäitja Wansel Lee, maakonna šerifi büroo liiklusüksusest. Põhjus, miks ma teid peatasin, oli see, et sõitsite 109 miili tunnis alas, kus lubatud kiirus on 50 miili tunnis. Okei, siis sõidate vales suunas ja peaaegu põrkate kokku teise sõidukiga. Okei. Miks me oleme? Miks? Vabandust, ma tahtsin olla, ma ei tea. Vabandust. Ma lihtsalt. Jälitusjuhe. Kas olete täna õhtul alkohoolseid jooke tarbinud? Natuke. Olgu, las ta teeb oma uurimise ära. Ma tean, et tal pole millegagi raskusi. Ma lihtsalt tõesti ei taha ise mingisse jamasse sattuda. Ma sõidan oma autoga tagasi. Ma tean, et ta juba tegi, mis ta tegi, aga noh.
see on viimane asi, mida ma arvan, et ma oled valmis. Tšaa. Lihtsalt palun. Ja siis sa teed oma tööd. Palun, lihtsalt aita mind sellega. Ma teen seda. Ma aitan sind millega. Ma ei tea. Ma ei tea, millega ma sind aitan, sest me pole seda teinud. Täpselt, ootame, las ta teeb oma uurimise ära ja siis saame edasi vaadata. Sobib. Aga praegu laseme tal oma uurimist teha. politseinikud ei taha, et Keila kuhugi läheks, nii et ta satub paanikasse, mis tema autoga juhtuda võiks. Ma tean, et ta tegi midagi. Nii rumal, sest kui ta seda tegi, mõtlesin ma, mida kuradit sa mu autos teed? Ma lihtsalt ei taha, et ta hätta satuks. Võta see, mis iganes see kuradi asi on. Ma tõesti ei taha, et ta arreteeritaks. Ma töötan esmaspäevast reedeni. Mul pole selle jaoks aega. Ma tõesti ei taha selle pärast arreteeritud saada. Palun, ma lausa anun. Ma tean. Sa parud valet inimest ja sa ei räägi nendega praegu, nii et see ei juhtu. Nad viivad läbi oma uurimise. Abipolitseinik teeb, mida ta peab tegema. Kas saad aru? Ma lihtsalt tõesti ei taha, et praegu midagi juhtuks. Ma ei tea, kas sul on selles asjas üldse sõnaõigust. See on rumal. Aga ma tõesti lihtsalt, ma tahaksin talle mingisugust hoiatust. Mina sõidan oma autoga koju. Mul ei saa seda olla. Ma võin garanteerida, et sa ei sõida selle autoga siit minema. Ma helistan oma emale. Ta on endast väljas. Ma ei tea, mis nende uurimisega toimub, aga ma võin sulle 100% garanteerida, et sa ei sõida sellega, okei? Sest ma näen seda. Aga jällegi, nad teevad oma uurimist. Me veedame aega koos. Minu töö sinuga. Praegu minu auto. Me lihtsalt veedame siin aega. Ma tean, et sa teed oma tööd. Ma ei peaks sulle rääkima seda, mida ma praegu räägin. Mu auto on praegu mu isa käes. See asi on korras. Ma tõesti ei taha oma autoga mingeid probleeme. Ma olen oma autoga 4 aastat sõitnud, mul on selle eest veel aasta maksta. Ma tõesti ei taha praegu oma autoga mingeid probleeme. Sest mu imal oli just autoga probleem ja ma ei saanud autoga teele minna. Ma tõesti ei taha, et autoga midagi juhtuks. Ma lausa anun praegu. Mul on endal juba 20 probleemi. See on viimane asi, mille mu isa sai enne, kui ta lahkus. Ma tõesti ei taha, et mu autoga midagi juhtuks. Olgu. See on ainus asi, mida ma palun. Sellepärast ma käin teile peale, et tema autot juhiksite. Jälle. See uurimine on alles alanud. Ma ei tea, mis siin toimub. Ma ei saa sulle midagi lubada. Ma ei saa sulle auto osas midagi lubada. See on viimane asi, mille mu isa mulle enne enesetappu kinkis. Ma ei suuda seda teha. Olgu. Ta käitub täiega nagu politseinik. Ma palun sind. Miks ma üldse pean kirjutama? Ma palun sind nii kui nii. Mul pole isegi autot vaja. See on viimane asi. Ma palun sind. See on viimane asi, mille ma oma isale andsin enne tema surma 4 aastat tagasi. Sellepärast ma ei tahtnudki, et ta Edile räägiks. Ma ei tahtnud oma autot ära anda. Kas keegi üldse viskab niimoodi ära? Kui tal juba auto käes oli ta omadega läbi. Ma tegelikult ei tea, mida nad mu autoga teevad. Mul on juba kõrini teile seda seletamas, proua. Olen teile seda nii palju kordi öelnud. Me ei tea, mis toimub ja me ei saa ka teada enne, kui ta on oma uurimise lõpetanud. Nii et ärme hakka millegi pärast muretsema ega ärrituma. Me ei tea isegi, mis juhtuma hakkab. Ma tean, et te töötate. Te lähete alati kõige karmima variandi peale. Ma lihtsalt tõesti ei taha, et asi nii kaugele läheks. Me ei lähe alati kõige karmima variandi peale. Me järgime seadusi. Seaduse tähe järgi. Meiegi järgime teie seadusi. Ma saan sellest täiesti aru. Ei, need on ka sinu seadused. Need on Florida osariigi seadused. Sina elad Floridas. Mina elan Floridas. Need on Florida osariigi seadused. Olgu. Meie lihtsalt rakendame neid. Me ei sõida. Sa lähed sellega kaasa. Ära tee oma autole haiget. Sa lihtsalt räägid mulle, kui palju. Ma ei tea, mis sellega juhtus. Mul on tunne, et see läheb kuumaks. Ära löö oma autot. Ma ei taha, et see juhtuks mu sõrmega. Mul ei ole kedagi, kes aitaks selle välja igast ära või ojamas, kuhu te kavatsete selle kuradi panna. Mul ei ole üldse raha.
ma tean, et sa räägid mulle seda, proua, et mulle midagi muud öelda. me ei tea veel, mis toimub, härra. Ma ei tea ka veel, mis toimub, nii et ma olen stressis, sest ma ei tea, mida kuradit nad otsustavad teha. Kuidas te mulle ütlete, mida te otsustate teha? Ma ei taha 10 minutit oodata. 20 minutit, et te mulle ütleksite, mida te kavatsete teha. Mida ma pean teile ütlema, mida minu autoga teha? Pitu, idioot. Ütle mulle. Ära rahune maha, ma olen rahulik. Ma olen kogu aeg rahulik olnud. Ma luban sulle, et sina ei ole. Ma olen olnud kuradi rahulik, ma ei tea, mida te mu autoga teete. Ja ma olen täiesti stressis. Sa pead mulle ütlema, lõpeta. Kui sa maha ei rahune, paneme su ühte meie patrullautosse istuma. Mul ei ole vaja kuradi paanikasse minna. Siis pead sa rahunema. Mul on vaja, et te ütleksite mulle, mis kurat mu autoga juhtuma hakkab. See on kõik, mida ma vajan. Ma annan selle kõigile. Ma ei ürita olla lits. Ma lihtsalt tahan, et sa... Võta hetk hingetõmbamiseks, lõõgastu. Kas saad aru? Sest kui sa niimoodi käitud, ei lahenda see olukorda. Mul on vaja, et sa rahuneksid. Ma räägin sulle kõik, mis toimub, kui ma selleni jõuan. Aga praegu me ei räägi sulle, mis toimub, enne kui ma ise aru saan, mis toimub. Selge? Nii et mul on vaja, et sa rahuneksid. Sest kui sa ei rahune, ei saa ma keskenduda sinule ja keskenduda sulle. Ma saan aru. Ma lihtsalt tahan seda teha. Sest ma tahan öösel koju minna. Mina ka. Kas sa arvad, et ma tahan praegu siin olla, kui ma pean hommikul kell 5:30 tööle sõitma? Ma ei taha seda teha. Hinga, lõdvestu. Kas saad aru? Muidu peame sind autosse istuma panema. Kas saad aru? Olgu siis. Olgu, ole palun rahulik, tasakaalukas ja vaoshoidud. Kui Kayla muretseb oma auto pärast, teeb teine asetäitja Alejandroga kainustesti. Kuna Alejandro emakeel on hispaania keel, on telefonis veel üks šerifi abi, kes tõldib inglise ja hispaania keele vahel. Olgu, ma küsisin, kas ta on nõus tegema kainustesti, et hajutada minu kahtlused. Ta juhib joobes olekus. Näed sina? Sa jäigid oma silmadega ja ainult silmadega minu pliiatsi liikumist küljelt küljele. Ära liiguta pead, hoia pea paigal, eks? Sa jälgid rohelist tuld ainult oma silmadega. Sa ei liiguta oma pead. Ma tahan, et sa jälgiksid rohelist ainult oma silmadega. Olgu! Ja? Ta saab aru. Kas sa oled valmis alustama? Alusta palun. 1000. 1, 2, 1. 1 kõlab kell 2. 1, 4, 2, 3. 1004. Hästi, sa võid lõõgastuda, sa võid silmad avada. Sa võid oma pea. Sind arreteeritakse nüüd joobes juhtimise eest. Kas sa saad sellest õigest aru? Pärast seda, kui Alejandro arreteeritakse, kaotab Kayla enesevalitsuse. Ta peab 30 päeva vanglas olema. Ta ei saa. Miks ta pidi üle 100 sõitma? See ei ole 30 päeva vanglas. Olgu. See ei ole 30 päeva vanglas. See on teie arvates nii. Kõik elab! Ma olen 30. Ma lihtsalt lähen vanglasse. Sa ei saa 30 olla. Päeva vanglas, ta ei 30 olla. Ma ei tea, kus sa selle 30 päeva vanglas võtad, aga mina ei ole olnud. Sa ei suuda 30 päeva vanglas vastu pidada. Palun. See on sellepärast, et sa tahad autot juhtida. Ma ütlen kohe otse, kui mina autot juhin, siis ma ei kavatsenud pooltki seda teha, mida tema teel teha kavatses. Ma ei olnud. Ma pole seda kunagi teel teinud. Olgu ma joonud või mitte, ma pole selle autoga kunagi hullumeelselt sõitnud. Kas ta elab sinuga koos? Ei, ta ei ela. Nii et tal on oma auto. Igatahes otsustasime me täna siia tulla. Ma sõitsin oma autoga siia, tema otsustas tagasi sõita. Ma ütlesin talle, et ta ei teeks seda. Keegi ei kuula mind, sest kedagi ei huvita, et see on minu auto. Kedagi ei huvita, et see on minu auto. Jah, ta on arreteeritud. 327, peakorter. 327. Ära löö autot. Sa teed mõlgi selles autosse, mida sa nii väga armastad. Nii et Kayla ei ole praegu arreteeritud. Nii kaua, kui ta leiab kellegi, kes saab tema auto turvaliselt ära viia, võib ta minna.
aga ta ei taha oma armsast autost lahkuda. kas sul on mobiiltelefon, et kellelegi helistada ja küüti küsida? Kas mu ema võib siia tulla ja mu autot juhtida? Te ei saa mu autot võtta! Te ei saa mu autot võtta! Te võtate! Kuulake! Te võite mu auto võtta! Te pole keegi. Kui see on joobes juhtimine, siis te võtate mu auto. Ärge võtke mu kuradi mu autot! Kus su telefon on? Ärge võtke mu kuradi mu autot! Ma palun teid, las mu ema tuleb siia ja võtab mu auto ära. Kas su telefon on? See ei ole roheline auto. Ärge võtke mu autot. Teie ei võta minu autot. Ärge viige seda ära. Sa pead rahunema. Ma võtan oma auto. Palun. Võta mu auto. Sa pead rahunema. Palun ära võta mu autot. Sa ei saa mu autot võtta. Sa ei saa mu autot võtta. Palun lase mu emal mu auto ära viia. Palun ära võta mu autot. Kas su telefon on? Ma ei ole kuskil, nagu ma ei võta oma autot. Sa ei pidanud mu autot võtma. Ära võta mu. Te ei võta mu autot. Palun ärge võtke mu autot. sa pead rahunema. Palun ärge võtke mu autot. Te ei saa võtta mu autot. Te ei saa võtta mu kuradi mu autot. Too mu ema minu juurde. Tule juba. Palun ära vii mu autot ära. Kas su telefon on? Ära võta mu autot. Palun, mu isa ei ole siin, et mu autole järele tulla. Aga see on kutu. See on tema nime all. Palun ära võta mu autot. Palun ära võta mu autot. Ma lähen kuradi endast välja. Ära võta mu sõrme, ma teen issi. Mu ema tuleb mu autole järele. Palun ära võta mu autot. Palun ära võta mu autot. Palun ära võta mu võtmesärki, mis sul oli. See on minu autos. jah, sest ma ei tahtnud, et ta autosse läheks ja minema sõidaks. Ära võta mu autot. See on kõik, mida ma palun. Lase mul saada. Lavri. Ma ei saa, kallis, sest mu hääl on nagu, kas sa teed üle? Sa saad selle homme teisaldusplatsil kätte. Sa saad selle homme teisaldusplatsil kätte. Ei, tema saab sellele järele minna. Kas ta ei saa sellele järele minna? Kas ta tuleb siia? Ei. Miks tema ei saa sellele järele minna? Mina ei saa sellele järele minna. Ma ei saa oma autole järele minna. Olgu, su isa on vihane. See on tema nimel registreeritud. Mul ei ole raha, et järele minna. Su ema. Su ima. Mul ei ole raha. Ma tulen tema juurest. Mina olen lähim sugulane. Mina olen ainus, kellel on õigus sellele kuradima autole. Ta kavatseb mind täiega alt vedada. Ei, sa võid surmatunnistuse sinna viia. Te kavatsete mind täiega alt vedada. Ma saaksin raha tagasi. ma ei saa teiega niimoodi rääkida. Las ma tulen autost välja. Las ma lihtsalt... Lase oma emal sulle nüüd järele tulla või ma panen su oma auto tagaistmele. Võta auto. Miks kurat ei ole autos kõiki neid narkootikume? Lase mul auto koju kaasa võtta. Lase mul auto koju kaasa võtta. Tema tuleb sellele järele. Miks ma ei või temaga koos sellele järele minna? Kuule. Ei. Kuula, sa oled kas sina? Või kutsud kellegi endale järele tulema? Või lähed sa vanglasse? Ei. Publikad, ma võtan selle diili vastu. Mida ma teen? Viite mind vangi. Miks te mind vangi viite? Las ma saadan paar sõnumit. Mu ema, auto. Las ma saadan sõnumi. Las ma puudutan sind. Miks ma peaksin vangi minema? Las ma võtan auto korraks kaasa. Las ma võtan auto korraks kaasa. Palun lase mul auto kaasa võtta. Palun ära ole selline. Palun ära ole selline. Palun ära ole selline. Ära ole selline. Nüüd peame natuke edasi kerima. Miks? Sest kakluse käigus hammustas Keila väidetavalt ühte šerifi asetäitjat. Ära ole selline. Ära julge mind hammustada. Ära ole selline. Ma käin oma asju läbi. Ära ole selline. Lase mul mõned riided võtta, kurat. Kas sa saad käerauad tuua? Ma hoian teda. Hoia pea eemale, et ta sind ei hammustaks. Ei! Ei! Sa ei tohi mind hammustada. Kõndige esmaspäeval. Te ei tohi seda teha. Sa ei võitle minuga. Sa hammustasid mind nii, et veri tuli välja. Ma ei hammustanud vereni, sa rumal. Ma ei hammustanud vereni. Paari!
ma õnnistasin neid sinu eest, mees. Sa ei lasknud mulle F-i oma emale viia, vend. Te võtate mu auto ära. Te kõik võtate mu auto ära. Võta teine käsi ka. Ma ei saa hingata, ma ei saa hingata. Peatu, ma ei saa hingata. Lase lahti. Lõpeta vastupanu. Jaa! Palun, lõpeta vastupanu. Sa lööd mind jalaga. Lõpeta. Sa saad aru. Lõpeta. Ma ütlesin teile, et Sigler, te ei teinud seda. Noh, nüüd lähed sa raske kuriteo eest vanglasse. Sina ei pea tegema seda, mida mina pean tegema. Oh, mu ema. Lõpeta, lase mul hingata, sa loll idioot. Lase mul hingata, palun. Palun, lase mul hingata. Miks sa mind tõmbad? Miks sa mind niimoodi tõmbad? Minu kolimine on läbi. Kas sa võiksid mitte teha seda? Lõpeta. Ai, kui endata bikiine. Paranda teda, bikini. Ära lase mul nalja teha, sest sa oled näost sõrmedeni läbi. Lõpeta vennalik olemine. Ma pole sulle seda kogu selle aja teinud. Ma pean minema oma kuradima tööle. Võtan oma kuradima aja. See veri on sellest, et sa mind hammustasid. Ma ei teinud seda meelega. Võta see ära. Kayla Molinale esitati süüdistus joobeseisundis avaliku korra rikkumises ja kallaletungis. Vahistamisaluse raporti kohaselt, enne kui isik sõidukisse pandi, osutas ta aktiivselt vastupanu šerifiametnikele ja hammustas detektiiv Holly käsivarrest. Tulenevalt isiku agressiivsusest ja korratust käitumisest kasutas abi šerif Smith detektiiv Halli patrullautot, et toimetada Melina Lee maakonna vanglasse. Ja detektiiv Hall sõitis asetäitja Smithi patrullautoga haiglasse ravile. Molina anti Lee maakonna vangla töötajatele üle kui rahutu kinnipeetav ilma vahejuhtumiteta. Veebipõhised andmed näitavad, et Kayla Molina vabastati Lee maakonna vanglast järgmisel päeval, 15. septembril, pärast $3000 suuruse kautsjoni tasumist. Mis puudutab Alejandrot, siis veebipõhised andmed näitavad, et ta vabastati vanglast samal päeval, kui Kayla pärast $1275 suuruse kautsjoni tasumist. Kohtutöötajad avalikustasid, et Alejandro Sanchez Rasset ei vaidlustanud süüdistust joobes juhtimises. Talle määrati 1 aasta pikkune katseaeg. Kayla Molina tunnistas end süüdi rünnakus korrakaitse vastu ja avalikus joobes käitumises. Ka temale määrati katseaeg. Aitäh, et vaatasite saadet Inside the Crime. Mina olen Elizabeth Milner ja kohtume teiega siin jälle homme uue juhtumiga.